Nii, aga nüüd on meil järgmine esineja ja selleks on Jüri Raidla. Jüri on öelnud järgmist asja, üks tsitaat ajalehest, mida ma siis tsiteerin. Jokki naeruvääristamine ei ole õige. Kõik peabki olema juriidiliselt korrektne, kuid sellega peab kaasnema ka mokk. Kõik peab olema korrektne ka moraalselt. Selleks, et sinna jõuda, on vaja hinnata, kuidas muuta Eesti senisest efektiivsemaks riigiks. Aitäh, Jüri, ja kus sa oled? Seal. Pult ja 640. Vajutad siia, siis on edasi. Austatud peaminister, daamid ja härrad. Õigus äriedu ja majandusvabaduse teenistusesse kõlab üsna loosungina, ometi on tegemist praktiliselt realiseerimist vajava teesiga. Küsimus on, kuidas seda saavutada, kui õigus on muutunud nõnda keeruliseks, et tegelikult normaalne inimene sellest enam aru ei saa. Ärimeest suhestuna õigusega võib täna vaadelda nagu jalakäijat valgusfoori ees. Kumb tundub olevat teile rohkem vaba, kas see, kes mõistab, mis on punase tule tähenduses, või see, kes seda ei mõista? Selle taustal tekib küsimus õiguse müügis, see on üsna imelik lause, kuid tegelikkuses on ju tõsi see, et me oma klientidele vahendame õiguse tõlgendamist. Millest see tulemus sõltub? See sõltub eeskätt 3 asjast. Eeskätt meie enda kvaliteedist, teiseks seaduste kvaliteedist ja 3. õigusliku infrastruktuuri ehk uue sõnaga õigusliku taristu kvaliteedist. Õigusturul on 2 põhilist segmenti, vaidlused ja tehingud. Vaidlused on ja jäävad, nad toetuvad väga erinevatele asjadele, inimlikele käitumisvigastele, riugastele, mõnikord objektiivsele kitsikustele, aeg-ajalt ka saamatule ja jäigale valitsusele. Vaidlus kui selline ei loo midagi uut, tegemist on reeglina ümberjagamisprotsessiga ei rohkemat. See, kus uut toimub, on tehingute turg. Pikaajaliselt on tugev tehingute turg selline, mis toimib tõusvas majanduses või ka stabiilses majanduses. Lühiajaliselt võib olla ta järsk, kuid tal ei ole mingisugust jätkusuutlikkust. Õigusäri jaoks ja ma arvan ka väga paljude teiste ärivaldkondade jaoks on majanduslik stagnatsioon see, mis on kõige hukatuslikum. Kui vaadata näiteks meie büroo sellist kirvereeglit, siis kriisivabal ajal 65% tehingud, 25% vaidlused ja 10% muud segmendid meie käibest moodustavad sellise proportsiooni ehk teisisõnu, meie jaoks majandusliku stagnatsiooni vältimine on esmatähtis. Järgnevalt ma toon välja mõned elemendid menüüst, mis peaks siis tagama selle, et majandusliku stagnatsiooni ei tuleks. Kõigepealt ja ilmselt üks tähtsamaid asju on õiguskindluse kindlustamine. Investori jaoks on ilmselt keskkonnastabiilsus samaväärne keskkonna atraktiivsusega. Seejuures ma räägin õiguskindlusest nii seadusandluses kui ka halduspraktikas. Halduspraktikas on erakordselt tähtis, et riik ei oleks kuri. Kuri riik peletab investorid eemale ja nullistab tegelikult ära ka need jõupingutused, mis investorite kaasamiseks on tehtud. Seadusandluses on õiguskindluse proovikiviks valimiste eelne aeg. Populism õiguskindluse jaoks on tõeline laastaja. Siit ka üsna konkreetne ettepanek selleks, et see laastaja oma tööd teha ei saaks, ei täna ega homme, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses tuleks sisse viia moratooriumi säte, mille kohaselt pool aastat enne valimisi ei tohiks muuta mitte ühtegi majandust puudutavat seadust viisil, mis omaks otsest või kaudset tagasiulatuvat toimet. Järgmine on ettevõtluse õiguskeskkond. Me oleme saanud põhjendatult kiita, saavutanud maailmas 17. koha. Ma arvan, seda kiitust tuleb jagada ilmtingimata ka justiitsminister Rein Langile. Liikumine Eesti Euroopa telavaariks on kandnud oma esimesi tulemusi. Samas äriseadustik meie keskne dokument, mis äri reguleerib, vajab tegelikult kompleksset läbivaatamist ja seejärel oleks vaja talle kuulutada õigusloomeline kodurahu. Kohtusüsteem tegelikult toimib Eestis juba väga hästi, paraku on probleem selles, et väga sageli ühed ja samad kaasused pendeldavad erinevate kohtuastmete vahel väga pikka aega. Ettevõtjate tegevuse kriminaliseerimine ja dekriminaliseerimine. Ma ei pea siin silmas mitte päevakajalisi sündmusi, praegu ma sellest kõnelen. Tegelikult vajab see küsimus strateegiliselt põhjalikku läbikaalumist ja seejärel ka tehtud otsustuste elluviimist. Kautsuknormid, mida kahjuks Eesti seadustes praegu veel päris palju leiab, peaksid kindlasti sealt välja jääma, eriti
karistusseadustikust. Ja usaldusväärse vahekohtu sünd. Siin on midagi sellist, mida Vabariigi Valitsus ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda saaksid ühisjõupingutuste tagajärjel ellu viia. Eesti Finantskeskuseks. Ma tean, et sellele ideele on väga palju oponente, neid oponente on rohkem kui toetajaid, ja eeskätt seetõttu, et ei ole võimalik. Head sõbrad, vaadake maakaarti ja mõelge selle peale, millega me viimase 20 aasta jooksul oleme hakkama saanud, ja siis on järeldus, et saab küll. Üks väide on olnud, meil pole seadusandlust ja me ei suuda seda ise kirjutada. Leikem see 100 miljonit krooni ja ostkem need seaduste kirjutajad sel juhul Eestisse sisse, kui me ise hakkama ei saa. Järgmine väide on see, et meil ei ole piisavalt personali kvaliteetseks järelevalveks. Toome nad 3 aastaks Eestisse, saab järelevalve korda ja saavad ka oma mehed, naised välja koolitatud. Topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimine on ilmselt selles kontekstis väga tähtis. Eeskätt ja sealhulgas arenevate turgudega, loomulikult ka nende hulgas Venemaaga. Ja lõppude lõpuks uus investeerimisfondide seadus pole mitte midagi imelikku, kui see investeerimisfondide seadus looks Eestisse sama hea keskkonna, kui näiteks ta täna on Luksemburgis või Iirimaal, ja ma rõhutan, selleks ei ole tarvis mitte mingisuguseid erandeid taotleda Euroopa Liidult. Maksukeskkonnaga on meil olnud pilt väga hea. Tõsi, täna lugesime siit presentatsioonidest, et oleme ettevõtluse jaoks maksukeskkonnalt 30. kohal. Tundub hea, kuid tegelikult ainult rahuldav. Ma arvan, et väikeriigi jaoks see koht peab olema oluliselt parem, jagagem selle, kui me ei saa teda 10 jagada seda kohta, jagame ta vähemalt 3. Sel juhul oleks meil tegelikult asi, millest edaspidi rohkemgi veel rääkida. Maksude puhul tuleks silmas pidada ja ettevõtluskeskkonna puhul tuleks silmas pidada minu arvates Hollandi kogemust. Holland on saavutanud väga hea sümbioosi, mille tagajärjeks on see, et Hollandis ärid ei vähenenud ega kahjustunud tegelikult ka rasketel kriisiaegadel. Ja Tartu Ülikool ja Eesti haridus. Miks peab olema International Tax Center Leideni ülikoolis? Kõik täna Euroopas teavad, et Leideni ülikool on maksuhariduse keskus. Samasuguse võib täiesti vabalt teha ka Eestisse, kui maksukeskkond ja haridus teineteist toetavad. Ja lõpuks, õiguse äri läheb hästi siis, kui pidevalt midagi toimub. Teeme sellest innovatsioonist tõelise igapäevase asja, paneme peaministrile tegeliku pädevuse ja arengufondist strateegia sepikoja. Aitäh! Aitäh, Jüri! Kui mina ülikoolis alustasin, siis sina tegid doktoritööd minu mäletamist mööda. Võis olla küll nii. Ja nüüd ma pean sind katkestama. Mul on tõesti kahju. Aga väga hullusti ei läinud. Ei, aga sa olid väga lähedal. Aitäh. Väga huvitav oli.